kultuurilisest pärandist rääkides tuleb alati meeles pidada, et kultuur ongi vaimne. Kõik need füüsilised asjad meie ümber on meie mõtte ja vaimutöö tulemus. Ja kui me hakkame midagi uut otsima enda ümber, siis me näeme ikka neid käegakatsutavaid asju enne kõike. Ja üheks heaks näiteks vaimse pärandi otsimisel on kas või kartuli teema. Viimasel ajal süüakse kartulit oluliselt vähem. Et kas see ongi üks kaduv pärand, oskus toime tulla kartuli kasvatamise, kartuli toitude valmistamise ja kõige muu sinna juurde liituvaga. Ja kui mõelda, mis siis siia kartuli ümber võiks veel mahtuda, kui me räägime oskustest ja uskumustest, siis me teame, et kartuliga on ravitud, et siia tuleb rahvameditsiin. Me teame, et kartulist on tehtud hästi palju toite, siis me paneme siia kartulitoidud. Me teame, et paljud inimesed on kasutanud kartulit kaunistuse valmistamiseks või kartulitrüki tegemiseks. Me võime siia lisada kunsti poole, aga kõige tähtsam on see, kuidas kartulit on kasvatatud, et missugused on need oskused ja teadmised, et kas kartul pannakse maha siis, kui toomingas õitseb või kas saab istuda paljalt maa peale ja kui suur on see vahemaa, mis on vajalik, et kartulimugulale oleks ruumi uute kartulite kasvatamiseks ja nii me võime siia kirjutada veel tärkimise valmistamise või piirituse tegemise ja nii edasi ja nii edasi. Ühe väikese kartuli ümber kujuneb terve rikas maailm meie oskustest, teadmistest, pärimusest ja tahtest toitu valmistada ühest tavalisest kartulist. Ja nii, kui me vaatame järgmisse suunda, leiame mingisuguse teise teema, et kuidas me oma lapsi magama uinutame, kas me laulame neile unelaulu või mitte, või kas me vajame tuulelippe, et teada, milline on suund merele minekuks või milline on tuul merele minekuks.